No nii, sõna on vaba ja mis ma siis panin tähele, leidsin sellist teemat päris palju, mis ma leian, et on päris eriti nüüd aktuaalne, kui eelmise valitsuse ajal üritati panna piiri siis ütleme ebaseaduslikule migratsioonile, kuigi neid jah, üritab alati ronida nii uksest kui aknast sisse, kuna me teame ja, et meie naabermaal Venemaal kõige paremad lood ei ole. Ja vot siin on just, noppisin välja siin jah, erinevad YouTube'i lehed, näiteks alustame siit, kui ma panin otsingusse, üks hetk, kuidas siin on näha seda otsingut, jah, siin üleval on näha, lihtsalt Google'i siis tõlkega kirjutasin, et kuidas siis sõita Eestisse ja lõin selle siia ja andis mulle hulga videosid, kuidas siin inimesed õpetavad, noh, alustame siit, näed, et mis siin siis pealkirjaks on, et kuidas pääseda tööle nüüd sellise COVID karantiini ajal veel, isegi sellised õpetused tulevad siit ühelt kanalilt. Ma viskan need kanalid siia, noh, koos sellega, selle oma otsingu siis sõnastusega leiate need kõik siin ise ülesse ja viskan ka eraldi need kanalid, mida võite siin kuulata, kuidas õpetatakse, et need siin mees õpetab, kuidas sõita siis elama Eestisse. Ja mis ta siin kirjutab, ühesõnaga, et kuidas saada Eestis püsivat elamisluba. Siin on ühesõnaga instruktsioon väga põhjalik, väidab siin mees. 12 minutiga siin teeb lausa selgeks, järelikult see on siis nii väga lihtne sõita Eestisse ükskõik kellel ja no ma olen ise pidevalt pidanud küsimustele vastama, kui vahest minu käest küsitakse, et vot tahaks ka siia Eestisse tulla ja kuidas ja nii ja naa. Mõtlen, no et esiteks jah, et kõik tuleb teha ametlikult, kui tõesti tahategi tulla ja meil on kvoodid ja need kvoodid saavad tõesti, nagu ma olen aru saanud, väga kiiresti täis, aga sellegi poolest on näed mehi võib-olla siin ja naisi, kes õpetavad ka nendest kvootidest, järelikult saan ka nii aru, et mööda minema, et kuidas see võimalik on, et siiski siia ka nende kvootidest mööda saaks. Ja Eesti tõesti ei ole kummist, et meil on tõesti väike maa, meid on vähe ja kui selline massiline migratsioon Eestisse tuleb, siis ma näen ohtu ja siiski eesti keelele, eesti kultuurile, et ma ei kujuta ette, millisel tasemel need sisserändajad, no võib ka muidugi olla üksikuid häid näiteid, kes ka eesti keele ära õpivad, no me teame, noh, teada tuntud ja lugupeetud Anna Levandit, kes õppis väga kiiresti eesti keele ära ja see ei tähenda seda, et nüüd jah, et me nüüd eestlased, et nad võiks nüüd näidata meie peale näpuga, et me oleme mingid natsirahvas siin, et vihkame, ei, nad peavad aru saama lihtsalt sellest, et Eesti tõesti ei ole kummist ja me ei suuda kõike vastu võtta. Eesti tõesti samas teeb palju, ütleme, sellel suunal, et nõustab ja abistab nii palju, kui meil võimalik on teisi maid, kes tahavad jõuda, ütleme, samale tasemele või siis vähemalt, kellel on soov, siis riigi arengu soov siis samas suunas nagu meil, siis loomulikult, et meie riik aitab ja nõustab. Aga
aga jah, kahjuks ei saa inimesed aru, et siin on teine mees, kes väidab, et Eestisse sõita, see ei ole mingi probleem, 8 minutiga teeb siin selgeks. Siin on sama mees juba, tal on väga palju videosid, kuidas õpetab, siin on vanem naisterahvas, kelle pilt oli siin kohe alguses mul ees, kuulasin just ta jutu ära, rääkis, et see on nii lihtne, läksin Jõhvi õppima ametit ja algul oli seal jah, väga kuri tädi, kes jah, hirmutas mind ja mõtlesin, et ei tule selle tädiga midagi välja, aga kui rääkisin selle tädile jah, et minu tuttav õppis siin, et olevat selle tädi ütleme, meeleolu ja suhtumine kardinaalselt muutunud ja võtnud ta ilusti vastu ja õpetanud, aidanud ja et kahjuks nüüd seda tädi enam seal tööl ei ole, ei tea, kas sellepärast võib-olla, et jah, seal nii ja naa. Ühesõnaga siuke jutt. Siis siin on huvitav kloun. Ma tean, Eestis üks ka sisserännanud tegi sellest samast klounist video ja näitas tema video oma ekraani peal, siis seesama kloun saatis talle straigi tema kanalile ja et ta siin ongi kohe näha ka siin on kohe näha ka, et tal all on 61 siis, et see ei meeldi mulle, see video. Vot üks hetk ma proovin teda näidata teile paremini. Vot, siin all on näha 47 laiki ja siis meeldimist ja 61 dislike, et ei meeldi. Et siin et mingi 28 video, et 5 põhjust Eestisse sõitmiseks ja minu meelest tal oli, see on 28 ja siis on mingi 31 tal ja minu meelest see kloun näitas Eestit jah, õnneks vist, kui ma õieti mäletan jah, sukses halvemas varjundis, aga vot siin ongi kohe näha ka tal on 533 et ei meeldi, 92 meeldimist, et jah, kui sukse kloun oleks rohkem, oleks võib-olla ka parem, et näha, et mingi solvumine sellel tüdrukul oli, ma arvan, et ta võib-olla tõesti jah, on pärit siis Eestist, kui ma ei eksi, kunagi ammu vaatasin ta video, et vist elab Iirimaal või kus ta nüüd elab, võib-olla leidis jah mingi mehe ja sõitis sinna nüüd elama ja nüüd siis on sealt jah, meie väikest natsiriiki hea tal solvata, et kui pahad me olime, ma arvan, et jah, eesti keele oskus on siiamaani nullilähedane. Ja siin on veel üks, ma ei ole teda kuulanud, millest ta siin räägib, siin ta õpetab, pealkiri on siuke, et kuidas sõita Eestisse elama, tema kogemused ja palju on siuksed videosid. Siin on veel kellegi, Alina Tallinn, elu Eestis, müüdid ja reaalsus, mis neil siin siis on, siin on 230 dislike'i, 131 dislike'i, no suksed, mis asi see veel on, business, siis äri emigratsioon Eestisse on siin mingi mehe kanal või kes ta on mees või naine, siin mingid naised räägivad siin, siis Eestisse on jõudnud Ukraina tööemigrantide suurim laine. Vot selline kellegi Roman Starapovi kanal ja siin seesama keegi Diana siin juba teeb reklaami ja millised on hinnad Eestis, et emigrant teaks ja näeks, et kuidas ja mis värk on ja viimane mingi keevitaja, kes sõitis komandeeringusse Eestisse
jah, 8. augustil on video tekkinud. Ühesõnaga siukene ülevaade, et nüüd arvestage nüüd siis ise, et kuna meil tekkis selline valitsus, kes nagu näha on, et tahab piiri veel rohkem avada ja mäletate seda, kuidas läks seakisaks lahti Eestis, et ei lastud maasikakorjajaid Eestisse ja keda veel siin, et iseenesest ma ei saa sellest süsteemist aru, et sa ehitad äri selle peale üles, et äkki ma saan välismaalt odavat orjatööjõudu. Ma mäletan küll, kuidas nad siin räuskasid igal pool meedias, et eestlane ei tule ju tööle. Vaat niimoodi on väga hea ja lihtne tuua, ütleme, omad probleemid välja, et eestlane ei taha tööd teha. Aga keegi nendest ei tahtnud välja öelda seda palka, mille eest nad tahtsid seda eestlast sinna tööle. Aga me ju pole ka eile sündinud, et me saame sellest aru, et eestlast orjapalgaga põllu peale sa ei saa. Ja teiseks tuli mul meelde, kuidas mu oma lapsed kunagi koolivaheajal otsisid alati võimalust teha kuskil tööd, et teenida oma taskuraha veel lisaks, et lapsel on ka see ikkagi päris tähtis, et oma raha, mille ta ise teenis, et see on ikkagi tema raha ja ta võib sellega teha, mida tahab, kuna see on tema enda teenitud raha. Ja tõesti oli väga raske iga suvi need kõik mingid töömalevad või asjad, mis organiseeriti pärast ütleme, suvepuhkuse ajal lastele suve ajal, need olid võib-olla poole tunniga olid täis, et ühesõnaga omad tuttavad kohe esimesena pandi sinna kindlasti kirja. Muidugi ma ei või väita, et see nii oli, aga miskipärast ma arvan nii, et sõna on vaba ja mu mõtted on vabad, ma võin mõelda või arvata, kuidas ma tahan ja selle eest ma arvan, et veel meie riigis veel mind ei karistata. Ja mäletan, kuidas tõesti oli ka üks suvi, kus mu lapsed said tööle, ka kellegi maasikaid korjama ja ütleme, minule jäi see eluks ajaks meelde need probleemid seal, et kus lapsed teenisid seal tõesti ääretult vähe. Ma mõtlesin, et äkki viga mu lastes, et nad on laisad, et ei viitsi tööd teha. Ja siis ma lausa ütlesingi õhtul seal tüdrukutele, et aga äkki te homme ei lähe, et te ei pea ju minema, kui teile ei meeldi. Mille peale noorem tütar ütles, et ei, ma just eile õhtupoole just leidsin ühe koha, kus oli rohkem maasikad, et mul jäi koht meelde, et ma tahan ikka minna ja korjata need maasikad ära. Et ühesõnaga, mis tuli välja, et põld oli täiesti käest ära lastud umbrohtu ja sealt oli lihtsalt lastel võimatu ja raske neid maasikaid leida. Ja mis oli teine probleem, mis jäi meelde selle õnneks, ma ei mäleta ega ei tea seda omanikku, kelle põld see oli, aga lapsed ütlesid, et omaniku lapsed olid käinud mõnitamas neid põllu peal, et orjad ja siuksed sõnu oli kasutatud. Mille peale muidugi müts maha selle omaniku ees, kellele jäi ta oma laps nende ütlustega vahele ja ta oli sel ajal veel ei karistatud, et ta oli sakutanud oma last ja karistanud selle eest, et ta käis mõnitamas inimesi, kes tegid tööd neil. Ja vot siit tulebki siis järeldus, et ma kujutan ette, et nüüd siis kevadel löövad kõik meil siin uusärimehed põllud maasikaid täis, kuna orjasi on ju, orjatööjõud on järelikult vist siis nüüd siis sügisel lihtne saada, et eestlane ju ei taha tulla orjapalgaga põllu peale. Mida tahtsin veel vahel öelda, et sellega võetakse ka lastelt meil suvetöö võimalus ära ja enam meie lapsed suviti tööd teha ei saa ja las siis longivad ringi või ma ei tea, ma ei kujuta ette, et millist tegevust siis suvel lastele leida. Ja võetakse siis
igalt poolt väljapoolt Euroopa Liitu, millest ma aru ei saa, et milleks meil on vaja siis olla mingisuguses Euroliidus, mis on ju teatud majandusühendus ja meil on oma majandusruum. Et kui sa ei leia siit töötajat, siis võta Lätist, võta Poolast, võta Bulgaariast, võta Rumeeniast, mis on näiteks siis ikkagi Euroliidu maad. Et miks tehakse nii lihtsaks siis Euroliidu väljapoolt inimeste siis tööle võtmiseks. Et see on ju ebanormaalne, sest ma leian, et meil ei ole vaja siis ollagi sellises Euroliidust, mis on minu meelest juba võtnud niisuguse Nõukogude Liidu varjundi, kes ei tegele mitte ainult majandusega, kuna see Euroliit on ikkagi ju majandusliit, mis peaks Euroopa majandusega tegelema, aga ei, nad topivad oma nina juba meie riigi siseasjadesse, riigi poliitikasse ja siis ma leian, et kui juba Inglismaa sai sellest aru ja läks välja ja Euroopa Liidus inimesed, need ametnikud ei oska vaadata siis tõele otsa, et kus on probleem, siis ma soovitaks, et vaadake peeglisse, näete, kus on probleem ja tuleb mõni teine riik, kes arvab, et nad leiavad, et Inglismaa tegi õieti, et sealt välja läks ja lähevad ka teised välja ja ma ei näe siin mingit ohtu väljaastutel ei ole siin mingit ohtu, et nad astuvad Euroopa Liidust välja, kuna need riigid, enamus riike, kes on Euroopa Liidus, on ka NATO-s. NATO-st muidugi me välja ei astu, sest NATO on see, mis praegust meie vaenlasi eemal hoiab, aga nagu näete, Euroopa Liit ei hoia kedagi eemal, Euroopa Liidu piirid on lahti ja siis tulebki nii välja, et kõige naljakam veel see, olete, ma ei tea, kes tuli meelde see, kuidas Euroopa Liidus sakslased ja kes seal juba hakkavad rääkima, et aga teeme oma Euroopa Liidu sõjaväe. Eriti sakslaste poolt on see naljakas kuulda riik, kes ei täida oma kohustust NATO ees, riik, kes ei suuda maksta NATO ühiskassasse, seda 2% ei suudeta maksta ja nemad hakkavad rääkima, et teeme oma sõjaväe. Kui te ei suuda NATO-le maksta oma seda 2%, milleks siis hakata tegema veel Euroopa oma sõjaväge, kus te selle raha võtate? Hea küll. Sellised olid mu mõtted ja mida ma panen tähele just nimelt selles migrantide siis ohus, kes veel vene keelest aru saab, viskan need videod venekeelsed siia oma video alla ja head vaatamist ja ma ei oska muud midagi öelda, et kõige naljakam on see, et võimul olev partei väidab, et me oleme väike natsiriik siin ja siis tahab siis, ma ei tea, sellega siis vist tõestada, et me seda ei ole, et tahab siis hävitada neid väikseid natse, neid inimesi, kes veel eesti keeles räägivad ja kogu kultuuri, et tõesti ma ei usu, et need inimesed, kus see naine oli, siin ta on, et ta väidab, et ta on, mis siin video all on kirjutatud, et ta on juba 4 aastat Eestis ja proovige, kirjutage neile, isegi sellel ma ei näe mingit pointi, et kirjutada neile midagi eesti keeles, sest Google'i tõlkega on ju lihtne teile vastata aga kurb on poliitika, mis on selle valitsuse kätes nüüd. Kardan, et
jah, midagi head siit ei tule. Ja omalt poolt veel, mis tuleb veel meelde, on see, kuidas Reformierakond, kuidas siin vanasti 14 aastat või kaua ta siin võimul oli, ei teinud mitte midagi selleks, et eestlased oleks Eestis ja nad tegid kõik selleks, et eestlased jookseks Eestist ära välismaale. Täpselt sama, mida ma näen praegu Ukraina poliitikas, on täpselt sama. Riigil on täiesti savi, et ukrainlased jooksevad Ukrainast ära. See on täpselt sama, mis oli meil Reformierakonna ajal. Ühesõnaga, neil on see isegi kasulik. Nad ei pea midagi tegema, inimesed jooksevad välismaale ja välismaal teenivad inimesed, siis nende kodanikud, loomulikult, kuhu nad oma teenitud rahaga tulevad. Nad toovadki selle Ukrainasse tagasi selle raha. Täpselt samamoodi nagu oli meil Eestis, et eestlased, kes olid välismaal, nad tõid ju selle raha Eestisse. Ja siis oligi hea Reformierakonnal siin õisata, et me tõstame siin riigi majandust ja need inimesed on muutunud rikkamaks ja raha on inimestel rohkem. Ja tegelikult nad ei teinud selleks ise mitte midagi. Ja mäletan ainult ühte parteid, kes kunagi ka hakkas tundma muret ja kes, ise teate, kes see partei oli, ma ei hakka siin reklaami tegema, et on ainult üks partei olnud, kes on siis väliseestlaste juurde lausa kohale läinud ja uurinud, et mida peaks Eestis tegema, et eestlased tuleks Eestisse tagasi. Nii et mõelge siis, et ma arvan, et siin läheb võib-olla, paljud eestlased kindlasti nüüd selle valitsuse ajal tagasi kindlasti ei tule enam ja võib-olla leidub ka lisainimesi, kes veel ära lähevad, kuna sisse tuuakse odavat orjatööjõudu ja eestlasel jääb jälle aina raskemaks tööd Eestis leida. Nii et ma ei tea, kirjutage video alla oma arvamus, et mida teie sellest arvate. Ma näen, et eestlane on üldiselt muidugi ääretult kinnine ja oma tundeid välja kohe ei näita, krigistab võib-olla hambad ja ütleb, kurat, raisk. Ja sinna see asi kaob. Aga jah, oleks lahe näha ka, kui julgete oma vaba sõna kasutada ja ka sinna alla midagi kirjutada, et mis teie sellest asjast arvate. Nii et oleks meeldiv näha, et on mu sõnavabadusel ka üldse mõtet oma arvamust välja öelda siin. Sellised olid siis minu mõtted seekord ja siiani on veel sõna vaba ja kõigile head päeva.